Kui sul on ligipääs puhtale joogiveele, siis on sul põhjust olla tänulik. Umbes miljardil inimesel seda võimalust ei ole. Igal aastal sureb umbes 9 miljonit inimest seoses reostatud vee tarbimisega. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel on 1/3 maailmast ületoidetud, 1/3 alatoidetud ja 1/3 maailma elanikkonnast nälgib. 15 miljonit last sureb aastas lihtsalt sellepärast, et neil pole süüa. Kui sul on leib laual, siis on sul põhjust olla tänulik. 1,5 miljardit inimest elab ilma elektrita. Järgmine kord, kui küpsetad elektripliidil, paned pesu pesema, vaatad televiisorit, keerad elektriradiaatorit soojust juurde või kasutad arvutit, mõtle neile 1,5 miljardile, kel selleks võimalus puudub. Kui sul on koht, kuhu panna ööseks oma pea, kui sul on paik, mida sa saad nimetada koduks, on sul põhjust olla väga tänulik. ÜRO Inimõiguste Komisjoni hinnangul on maailmas 100 miljonit kodutut. Iga 3. laps on ilma piisava peavarjuta. 42 miljonit elavad pagulasena. Ameerikas on 1,5 miljonit tänavalast. Ole tänulik, kui sul on kodu. Maailmas on ainult igal 8. inimesel auto kasutamise võimalus. Kui sinul see on, siis on see tänu põhjus. Enamus inimesi käib jala, sõidab jalgratta, rikša või loomadega. Lennukiga on lennanud maailmas vaid 5–7% inimestest. Tualett on meie jaoks loomulik paik. Me ei kujuta ette elu ilma tualetita. Paljude jaoks on mõeldamatu elu ilma vesiklosetita. 2,6 miljardit inimest ei kasuta mingitki tualetti. See tundub kummaline, kuid kui sul on tualett, on see tänu põhjus. Eestlased on väga arenenud kirjaoskusega rahvas. Umbes miljard inimest ei oska aga 21. sajandil lugeda ega kirjutada oma nime. Ainult 6,7% maailma elanikest on keskkooliharidusega võrreldav haridus. Kui sa oskad lugeda ja kirjutada, siis on see tänu põhjus. Me võime nuriseda arstiabi üle Eestis, kuid on maid, kus sa võid oodata 8 tundi või kauem, et saada erakorralist arstiabi haiglas, kus puudub elekter, vesi ja vajalikud ravimid. Sageli tuleb doktori juurde pääsemiseks anda altkäemaksu. Teinekord mõtle sellele, enne kui tahad arstide ja nende töökohta midagi negatiivset arvata. Arstiabi on tänu põhjus. $1,6 miljardit inimest elavad poliitilise repressiooni, hirmu ja türannia all. Neil puudub igasugune võimalus kaasa rääkida riigis toimuva osas. Neil puudub võimalus iseseisvalt mõtelda või vähemalt seda väljendada või kuidagigi riigijuhi poliitikast ja mõtlemisest eristuda. Meile võib Reformierakond või Keskerakond meeldida või mitte, kuid meie riigis on asjad väga hästi võrreldes paljude piirkondadega maailmas. Meie riik on eestpalvekoht, kuid kindlasti ka tänu põhjus. –75% maailma inimestest elab piirkondades, kus uskumine on piiratud. Sobimatu usk toob kaasa tagakiusu. Kristlased kogevad igapäevast tagakiusu 60 riigis lihtsalt sellepärast, et nad usuvad Jeesust Kristust. Meie usuliselt leiges Eestis ei tee praktiliselt keegi piiranguid sinu koguduse elus või evangeeliumi kuulutamisel. Usuvabadus on tänu põhjus ja võimalus, mida kasutada nii kaua, kui seda on.